Tere kuulama EBSi podcasti. Mina olen saatejuht Siiri Liiva ja minu tänased külalised on Anu Ruul ja Siim Lepisk. Täna võtame taas sügavama vaatlusele innovatsiooni, täpsemalt sellega seotud protsessid. Alustuseks küsin sellist asja. Mis oli teie endi kõige varasem kogemus tõeliselt innovaatilise lahendusega ühes ettevõttes või mõnes muus organisatsioonis? Kõige varasem kogemus. Kõige varasem kogemus. See võib olla 20 aasta tagune. Mul oli umbes 25 aasta tagune, millega ma nimetaks innovatsiooniks, et kust mulle arvutivärk rohkem hakkas meeldima. Ma kirjutasin 90-ndatel ühe juturoboti, mis sel ajal arvutitel väga graafilist kasutajaliidest võib-olla väga laialt ei olnudki levinud ja see mul juhtus selline väga vana arvuti olema, mis näitas ainult teksti. Ja siis sai ta panna rääkima nagu inimesega just kui inimkeeles. Et see Turingu-masina kontseptsioon on nagu juba aastakümneid vana, et jätta masinast mulje nagu see oleks inimene, on ju. Mul õnnestus üks kood saada, mida modifitseerida ja teha ta jutt huvitavamaks. Aga see oli sulle lihtsalt endal isiklikuks kasutuseks või ta läks kuskil nagu ka mingis organisatsioonis suuremalt kasutusele? See oli rohkem enda käe harjutamine, aga see mõnesse videosse jäi ka sisse, kuidas seal video näitas, kuidas süsteemi häkitakse. Aha, okei. Väga põnev. Ma ei teadnudki, et juba nii ammu nagu esimesi juturoboteid siis sai Eestis katsetada. Nii, Anu? Mina võib-olla tooks ühe sellise tarneahela innovatsiooni näite. 2010 ma pakun, et see oli. Ja ma töötasin siis tarneahela juhtimises ja messilahenduste ettevõttes ja ma sain siis üks esimesi ülesandeid oli tarnida jõulukuusk, kas see oli Lõuna-Koreasse või jah, kuskile sinna hästi kaugele. Eestist Lõuna-Koreasse. Eestist, jah. Ja noh, ütleme, et kui ma kaardistasin seda protsessi, siis et kuidas see saab toimuma ja mis charterlennukid selleks vaja ja kust metsasse 13-meetrine minimaalselt jõulukuusk tuleb leida ja siis ma mäletan kõne taimekaitse inspektsiooni, kus ma siis kirjeldasin oma seda lähteülesannet, mis mulle anti ja siis teiselt poolt tuli küsimus, et Preili, et kas teil millegi muu targemaga tegeleda ei ole? Ja tal oli väga õigus selles mõttes, see projekt ei realiseerunud, aga tõepoolest oli tellimus jõulukuusele Eestist kaugele Aasiasse. See ei realiseerinud veel, ma just tahtsin küsida, et kuidas ta siis kohale toimetati, kas Finnairi Cargo... Jaa, see oli tõesti, kuidas saad pehme pinnase peal, mis raske tehnikaga, kus saad raieload, siis veel Raekoja platsi kuuse meeskonnaga sai kokkuleppe tehtud, et number 2 kuuse saame endale ja nii edasi, et kust see Eestimaa pealt välja leida ja kõik mu sõbrad vaatasid metsades ringi ja kõik olid ära briefitud, et kui kuuske kuskil näete, andke märku, mõõtke ära. Et jah, see oli päris huvitav selline tarneahela juhtimise teema. Okei, aga ma kohe küsin siia kõrvale, et mis on kõige värskem innovatsiooni näide, mida te kas olete kuulnud või näinud ja no kuna praegu on väga palju neid ümber ringi, siis ma tahaks just sellist näidet, mis teid ennast ka nagu heas mõttes jahmatas, et kuidas nagu mingit probleemi lahendati või mingi toode välja nägi või nii edasi. Et süke nagu vau-efektiga innovatsiooni näide hiljutisest ajast. Mul on iga päev nii palju neid näiteid, aga ma mõtlen, et pool tundi tagasi üks inimene pitchis mulle näiteks sellist mehitamata õhusõidukite juhtimissüsteemi. Et tal oli terve ärimudel välja mõeldud, kuidas see võiks töötada ja nii. Et droonide siis või millegi muu? Inimeste transpordiks, jah. Et viisid, kuidas inimesi vedada õhus optimaalselt läbi mingite marsruutide erinevate kõrguste ja nii edasi, kuidas see kõik võiks töötada. No ja siis on huvitav alati nende üle mõelda, et kas sa oled ajast ees või mingis kohas planeedil on täpselt õige ajastus, on ju, kuidas kuhu saada. Eestis võib-olla natuke ajast ees praegu, aga mõnes kohas juba võib-olla liiga hilja. Et lahe on selliseid
kombata igasuguseid piire, aga alati ajastus on muidugi oluline asjade ellu viimisel, et õige aeg ja koht oleks. Okei, väga hea. Anu, värskem näide? Jaa, samamoodi neid ju on palju. Mõni saab elujõuliseks, mõni ei saa, huvitavad on nad kõik. Võib-olla üks, mis jäi kõrvu, on just seesama meie Eesti enda ettevõte, kes toodab putuka agitiinkestadest valgutoitu ja kui alguses minu nii-öelda arusaam oli ka, et see läheb nii-öelda eraturule või nii-öelda inimtarbimisse, siis tegelikult kalandus, põllumajandus, söödad on oluliselt suuremad turud ja see, kuidas siis see tööstus seal tegutseb, oli ka minu jaoks täiesti muljetavaldav. Ja võib-olla enda mingi väiksem praktilisem kogemus uue autoga. Et jube mõnus on ikka, kuidas auto saab aru, et ees sõidab rekka, mine mööda, hoiab sind tee peal, ütleb sulle, et palun nüüd ole tähelepanelikum, et ka juba loomulikult vana tehnoloogia innovatsiooni mõttes, aga kui mugavaks on muutunud eratarbija jaoks kõrgtehnoloogia. Et see igal juhul on igal sammul avaldab muljet. Ma selle putuka näite peale natuke zoomiks seda ajas ette ja tahapoole see näidet on, et see tiim kunagi alustas lihtsalt põhimõtteliselt putuka restide tootmisega. Ja ma mäletan, kui ma Prototroni kiirendit kunagi aastaid tagasi juhtisin, siis mulle tundus, et tore küll riistvaraine innovatsioon, aga mis selle teeb raskesti kopeeritavaks, aga täna nad on seal, et nende unikaalsus on need algoritmid, mis oskavad neid putukaid kasvatada. Et su iseloomustab seda, et kui sa oled vastupidav nagu tarakan, et siis sa lõpuks leiad sellise väga tugeva niši. Ja nagu toitumise maailm on viimase ajal üldse huvitav, et tegelikult mida uuritakse, mis su soolestikus toimub, kuidas see mõjutab su kogu tootlikkust, su ajuvõimekust, kuidas seda digitaalselt muuta ja mõjutada, et see on üks teema, millega ka meie tiim on tegelenud. Mikrobioom kui teine aju, eks ju? Jah. Tahtsin veel selle tarakanide kohta kommenteerida, et samamoodi nagu see meeskond on olnud tohutult järjekindel ja aastaid vaeva näinud, et jõuda, kus nad täna on, siis samamoodi Airbnb poisid olid ju ka, et Y Combinatoris said nad sisse, see Graham tookord siis ütleski, et olete nagu tarakanite, lihtsalt ei sure, et me võtame teid vastu, eks, et jah, see järjepidevus, sihikindlus aga väga jälle muljet avaldav. Ma panin teid nüüd natuke meelevaldsesse olukorda, et ma palusin teil tuua näiteid innovatsioonist ilma seda eelnevalt defineerimata. Ehk et nüüd siis astume sammu tagasi ja kui te peaksite seletama kellegile, kes ei tea mitte midagi innovatsioonist ega sellest, et mismoodi see ühe ettevõtte või organisatsiooni kontekstis toimida või välja näha võiks, siis mismoodi te seda kirjeldaksite? No minul on ju täiesti nii-öelda mustvalgelt iga päev see definitsioon koolitajana, lektorina ja innovatsioonil iseenesest on 30+, jah, just see on samas paberi peal, 30+ definitsiooni, nii et igaüks võib endale valida meelepärase ja avaliku sektori ja erasektori innovatsiooni definitsioonid ka natukene erinevad, aga mina olen enda jaoks selle kontsentratsiooni sinna definitsiooni sisse pannud seesuguselt, et uue teadmise ja oskuse rakendamine viisil, mis loob majanduslikku väärtust ja avaliku sektori puhul siis sotsiaalmajanduslikku väärtust. Ja ma ütleks ka, et uuenduse turule toomise kunst on see minu jaoks, et näiteks vana näide, aga ikkagi nagu heli ja MP3 tehnoloogiad, CD-d kõik olid pikalt olemas ja see arenes, aga kui Apple tegi iPodi ja ütles, et nüüd on see 1000 lugu taskus, ta oskas seda hoopis teistmoodi nagu
tuua massidesse ja seda väärtust öelda, et see ei ole mitte nagu 200 megabaiti, millest keegi aru ei saa, aga ütleb 1000 lugu sinu taskus, kas tahad osta, on ju. Maksad üle keskmise, aga teed see lihtsasti kasutatavaks ja suudad seda ära müüa, mis ammu võib-olla keegi teine on välja töötanud, et see, kui sa mõtled välja midagi lahedat, aga see kunagi nagu kasutajad selle eest majanduslikku väärtust ei saa või raha välja keegi sellest raha välja ei maksa, siis see on lihtsalt leiutis. Jah, ehk täpselt see samane ongi, et mis on leiutis ja innovatsiooni vahe, et kui sa suudad turundada või majanduslikuks väärtuseks pöörata ja avaliku sektori puhul siis sotsiaalmajanduslikuks väärtuseks. Ja ega leiutis ei ole ka halb, mul on väga hea meel, et tehnikaülikoolid üle maailma leiutavad igasuguseid asju ja muud ülikoolid ja siis EBS-i taolised ettevõtjad siis nagu pööravad seda rahaks. Okei. No kui me vaatame, ütleme ettevõtte või organisatsiooni tegevust tervikuna, et mille poolest ta üleüldisest tegevusest eristub, mis vahe on näiteks tootearendusel, teadus- ja arendustegevusel, innovatsioonil ja kuhu siia kõige keskele liigitub startup? Või on need kõik ühe lapsega? Mitu nime, ja ehk siis startupi faas või protsess, innovatsiooniprotsess, teadus-arendusprotsess, tootearendusprotsess, protsessi mõistes on nad kõik väga-väga sarnased. Ehk et otsitakse vastuseid, püstitatakse hüpoteese, otsitakse lahendusi, kasulikke lahendusi oma nüanssidega, eks. Ja mina olen neid ka paigutanud erinevasse kohta ettevõtte elutsükli peal. Ehk et kui ma räägin startup-indusest, siis ma räägin ikkagi sellest esimesest faasist, valideerimise faasist, kui ma räägin teadusarendusest, siis ma olen juba justkui nagu küpsusfaasis, otsin uut turu kasvu ja mul on suuremad ressursid sinna suunata, kuigi mul juba olemasolev ärimudel justkui nagu töötab ja ma toimin juba iseseisvalt. Ehk et jah, see on suhteliselt selline lõputu dialoog, ja see on sama dialoog, et kas millal ma võin öelda, et ettevõte on startup ja millal ma võin öelda, et ta nüüd enam ei ole startup. No mis on nagu Eesti nende vanemate idufirmade puhul ju, mingi hetk tekkis küsimus, et kas ta on enam idufirma, eks ole. No omanikul on alati õigus, ta andub ikka sinna, et kui omanik ütleb, et vot, ma olen startup, siis ma olen startup. Ja mulle meeldis hiljuti üks nagu ka diskussioon, kus keegi väga tark insener ja lugupeetud härrasmees ütles, et innovatsioon on nii primitiivne, et teadus-arendustegevus on ikka see õige. Innovatsioon on umbes selle lihtsustatud mingisugune osa, on ju. Et mõtlesin, et mul on täpselt vastupidine vaatepunkt. Ma tahtsin just öelda, et kas pole mitte vastupidine. Et selles mõttes on hea, et saad nende inimeste väärtushinnangut teada, on ju, et mul on täiesti fine, kui ta aitab leiutada välja mingeid asju, mida siis saab hiljem innovatsiooni abil rahaks teha. Okei. Aga kui mõelda tänase maailma ja ettevõtluskeskkonna peale, et kas üldse on ettevõtetel võimalik tegutseda ilma innovatsiooni peale mõtlemata? Ma arvan, et siin tasub eristada seda, et me tihti mõtleme, et innovatsioon tingimata on millegi digitaliseerimine või hoopis uuel tasemel tegemine, on ju. Meil samal üritusel oli diskussioon ühe väga innovaatilise tootmisettevõttega, kes ütles, et nemad kindlasti ei maini üleüldse nime nagu innovatsioon, et nende jaoks ongi see osa nagu kultuurist ja osa nende DNA-st on kogu aeg selline aretamine, et see on nii loomulik ja nad ei tahagi panna seda silti millelegi peale, sest siis see teeb nagu mingisugused protsessid, mis teeb justkui nagu keerulisemaks. See on huvitav nagu teine vaatepunkt, sest teistpidi mina olen nagu näinud seda, et kui sul on väga hea protsess, väga hea teooriamudel, siis seda rakendades sa saad nagu palju jõuad kiiresti süsteemselt tulemusteni, aga teiselt poolt tõesti, kui sul selles ettevõtte DNA-s juba pikka aega on, et sa ei nimetagi isegi selleks mingiks protsessiks, vaid orgaaniliselt need väärtushinnangud on toetatud kogu aeg, see eksperimenteerimise kultuur näiteks, et isegi mitte nimetada seda innovatsiooniks, et kus see piir siis läheb, on ju, aga eksperimenteerimine on kindlasti üks põhiosa, sest sul niikuinii esimese hooga ei õnnestu, et sa saad mingi tagasiside, on ju. Nagu see üks vana raamat ütles ka, et first shoot bullets, then cannonballs, on ju, et sa saad
kui sa pimeduses lased millegi pihta ja kuuled, et mingi kõlks käis, et siis tõenäoliselt seal on midagi, aga kui ei kuule midagi, et siis ei ole midagi, aga et sa ei suuda, et sa ei tulista kohe kahurist tühja kohta, et sa pead enne kuulma mingit tagasiside häält, see on customer feedback loop nii-öelda kliendi tagasiside, et keegi päriselt erutub sellest ja tahab asju teistmoodi hakata tegema, sest tegelikult see teistmoodi tegema hakkamine on ju ka tihti see väljakutse, et sa mõtled mingi laheda asja välja, keegi ei taha seda kasutada. Et kuidas sa jõuad nende kasutajateni tegelikult. Et see on niisugune lahe väljakutse. Või kuidas sa müüd seda, kas või see sama iPodi näide, mis sa tõid? Anu? Jaa, ma olen põhimõtteliselt nõus, ehk et jah, et kui mul on see protsess on väga selgelt pildil, et see ei ole juhuslik, et jah, miks ma siis pean nimetama seda innovatsiooniks, kui see protsess on olemas, seda korratakse, see on tulemuslik, mõõdetav, jah, why not? Aga jah, et reeglina ikkagi, et kogu meeskond või ühise eesmärgi nimel liikuvad inimesed nii-öelda on samal lainel, mõtestavad sõnu samamoodi lahti, saavad aru, mis on innovatsiooni juhtimine, just see teadlik protsesside kujundamine. Hästi palju aitab ikkagi kaasa selle protsessi kvaliteedile. Ehk et jah, et teadlikult see protsess juurutada, süsteemselt seda läbida, mõõta, eksperimenteerida, teada, et nii-öelda hüpoteesi ümberlükkamine on väga hea tulemus. Et see kõik on tegelikult innovatsiooniprotsess, aga jah, kui see on meie DNA, kui me pidevalt otsimegi probleeme, mida lahendada, kui me pidevalt tahamegi väärtust luua, siis tõepoolest why not öelda selle kohta, et väärtusloome ongi minu DNA-s. Just. Sa juba osaliselt vastasid ilma teadvata, mis mu järgmine küsimus. No nii, 2 ühes. 2 ühes, jah. Et okei, innovatsiooni me saime defineeritud, aga nüüd vaatakski seda innovatsiooniprotsessi lähemalt. Milline näeb välja hästi juhitud innovatsioon? Süsteemne, protsessipõhine. Jah, et mina hästi palju räägin valideerimisest ehk 2-etapilisest valideerimisest, just, et sa valideerid probleemi ja siis valideerid ka lahendust, ehk et see oleks minimaalselt juhuslik, see sama kuulide laskmine pimedusse, eks, et kus siis vastu kõlab see kolks või kus on see võimalus aken peidus, sest et nii-öelda mul on hea maitse või minu kõhutunne ütleb nii, täna ikka ma arvan, see tõenäosus sellise suhtumisega pihta lasta on kaduv väike või olematu, et mitte öelda võimatu. Jah, ehk et protsess, teadlikkus, innovatsioon eeldab isolatsiooni, ehk siis ma olen eraldanud teadlikult juhina selleks ressursid, ma lasen inimestel katsetada, ma eraldan selleks vahendeid, ma olen valmis sellest nii-öelda rahast ilma jääma, kui tulemust ei tule. Ma tean, et see on protsessi osa, et jah, mis Eestis ka on ju väga keeruline, ongi nii-öelda leida see vahend, milles sa oled nõus ilma jääma, samal ajal lootes igast katsetusest juba majanduslikku väärtust. Et jah, et mis on see eelarve, see 2% klubi, 2% innovatsiooni alla panna ja seda teadlikult teha, samamoodi võtab ka sellel meeskonnal päris palju seda hirmu maha, et okei, ma tean, see on okei, kui ma jõuan vastusteni, et ei, see ei ole ärivõimalus, või kui ma jõuan vastusteni, et see on ärivõimalus, siis palju mulle selleks ressursse eraldatakse, et jah, et mida teadlikumalt see on pildil kõikide osapoolte jaoks, kes teemaga tegutsevad, seda vastupidavam on meeskond, et ma ei taha seda säile nõtkem, see on nii keeruline. Resilience, nii keeruline sõna minu jaoks eesti keeles, aga jah, et ka ju uuringud ka on kõik tõestanud, et innovatsioonimeeskonnad on edukad sel moel, et nad nii-öelda taluvad pidevat nii-öelda ebaõnnestumist, eduelamuste puudumist, kaoses korra loomist ja pikema aja jooksul nii-öelda ei anna alla, kuigi nad ei näe nii-öelda nähtavat käega katsutavat tulemust, kuigi hüpoteeside valideerimine pidevalt käib. Okei, no see kõik kõlab teoorias väga hästi, aga kuidas see praktikas välja näeb? Teadlik innovatsiooni juhtimine?
üks näide, ma olen 5 kiirendit lükanud käima või tõstnud järgmise tasemele, ehk siis mingi aja jooksul ära raamistatud programm. Esimene asi tüüpiliselt ongi, et meeskonna kombineerimine kõikidest olulistest rollidest, no ütleme, et 2 põhilist rolli on keegi, kes vastutab äri eest ja keegi vastutab tehnoloogia eest. See võiks olla 3, kes vastutab siis selle kasutaja kogemuse eest. Keegi võiks vastutada finantside eest, et see majanduslik mudel sealt üles leitakse. Et sisuliselt 4 sellist põhist rolli ja nagu tavaliselt 2 inimest on ikkagi vaja alustuseks 2 võimalikult erinevat inimest siis meeskonda pista, kes siis leiavad kerglikult ühe probleemi, mida lahendada. Mitte idee, lahenduse, aga peab olema armunud probleemi, mitte oma lahendusse. Hästi lihtne on alustada ideest ja otsida selle ümber probleemi. Olen ise ka tiimides olnud, kus meil oli näiteks selline vahva tehnoloogia nagu Miro, kasutavad paljud sellise visuaalse koostöö jaoks. Reaalajas saad kõigi kasutajatega joonistada sinna asju peale ja teha graafikuid ja nii edasi. Meil oli taoline toode, otsisime, kellel seda vaja võiks minna, vahepeal leidsime ka ühed investorid, isegi ühe exiti võimaluse, aga arvasime, et see on väärt enamat, et me siin alla 100 milli kindlasti ei lipi ja siis ikkagi ühel hetkel ikkagi ei läinud see nii kaugele, et pidime butiigi kinni panema. Kuigi neid eduelamusi oli vahepeal palju, eriti kui me tootega välja tulime, 1000 inimesed, 10 000 tulid meile sinna kiiresti peale kasutama, aga kas nad jäävad ja kas nad sellest rahaks ka suudad pöörata, et seda kõike annab vältida siis, kui sa alustad ikkagi probleemi armumisest. Näiteks ütle, et ma tõesti tahan aidata neid inimesi, kes on hajusad meeskonnad, kes on väga visuaalsed oma protsesside ja asjade kirjeldamisel ja nad tahavad seda paremini teha. Et sa alustad ikkagi sellest valust ja suudad positsioneerida. Antud juhul me suutsime ka kõikidest nagu 1000 ideest leida selle, et see on hajusate meeskondade probleem ja nii edasi, aga mõnes mõttes jälle oled ajast ees, see Miro board oli ka siis olemas, mingil hetkel me oleme isegi edukamad kui nemad, aga siis jälle, et kas sa suudad, kuidas seda kõike execute'i suudad, aga kui sa enda jaoks nagu ära nii-öelda timebox'id, kas või 6 nädalasse programmi, et sa teed iga nädala jooksul mingisuguse ülesande, näiteks, et esialgu on sul tiim, probleemi testimine, arusaamine, siis lahenduse kiire prototüüpimine. Ja siis, kui sul on sellega arusaam, et klientidele päriselt see on kasutatav, sest see prototüüpimine visuaalses mõttes on nagu hästi tõehetk, et see nii kaua võib nagu lõputult rääkida, aga mõtteks on hästi kiiresti kas või paberi peale oma prototüüp valmis joonistada. Lahenduse valideerimine on see siis. kuidas keegi nimetab. Just, ehk et tegelikult see protsess on ikka igal juhul sama. Muutub see palju käega katsutavamaks. Näiteks mul oli üks meeskond, keda ma aitasin, kes senimaani oli nagu hästi uisa-päisa ja ma mõtlesin, et siit ei tule mitte midagi välja. Aga niipea, kui need olid ära visualiseerinud, suutsid seda lahendust testida, teiste peale said aru, et tegelikult on see, millest me räägime. Siis kogu tiim hakkas hoopis paremini tööle. Ta hakkasid tegelikult võrreldes, see võistlusmoment on ka hea, kui sul on korraga mitu meeskonda nimega nii-öelda kohordis või batch'is või korraga võistlemas, et siis on võrdlusmoment ja tegelikult see tiim sai siis ülejäänud sisse, sai aru, kas see valu on, kes see klient on, kus see ärimudel tuleb ja oskas seda esitleda ja müüa. Lõpuks nad olid nii rõõmsad koostöös ja enesekindlad, et nad tegid kõikide teistele tiimidele seal, osutusid selles konkursis võitjaks, kuigi esimesed 2 nädalat mulle tundus, et siit ei tule mitte midagi. Aga kuidas neil praegu läheb? See oli üks nagu ajutine tiim, mis oligi üles ehitatud, see oli, SEBs oli praktikantide programm, kus iga suvel anti ärilised väljakutsed, mida on vaja lahendada ja siis nad 6 nädala jooksul neid lahendasid. Üks, mis sealt välja tuli, on näiteks Maisik kaart, et
probleem, mida nad lahendasid, iga aasta Baltikumis visatakse ära 6 miljoni tonni jagu plastikkaarte, et suur kogus mõttetut raiskamist, kuidas saaks seda vähendada, teeks maisist need kaardid. Ja kõige rohkem visatakse ära just isikkaarte, kõige kiiremini käivad need ringi kõige lühema kasutusajaga. Alustaks sealt, õpilastele väga hästi läheb peale, teoreetiliselt saab neid kaarte süüa ka, kui on nälga, aga enamik ei kõlba söögiks sellest maisist. Issand, ma olen näinud neid reklaame, aga ma pole nagu kunagi süvenenud, et miks seal nagu selline nimetus on ja nüüd ma saan aru, miks selline nimetus on. Okei, alati kuskilt tuleb vastus. Kui sa piisavalt palju kirjeldad oma probleemi, mõttes jah, et tahaks vastust. Tahaks vastust, jah. Okei. Tahad veel mõnda näidet tuua sellisest teadlikust innovatsiooni juhtimise protsessist? Oma praktikast just. Üks teine hea näide panga, võin palju tuua, aga üks, mis mulle meeldib endale, dramaatiline näide oli, et samamoodi töötajate, nemad alustasid nagu oma ideest, et nad olid liisingu, lepingu, halduse inimesed, kes nägid, et palju manuaalset tööd on liisingu, lepingu haldumitega, et teeks mingisuguse liisingu iseteeninduse ja laseks klientidel ise neid asju muuta. Et siis juba esimesel päeval ütlesime tiimile, et okei, teil on 1,5 tundi aega, et tõestada ära, et kliendid seda päriselt vajavad, et selle jaoks rääkige vähemalt 50 kliendiga selle aja jooksul, et saada aru, et vähemalt 10 võiks neid öelda, et mul on tõeline valu, mida ma lahendada tahan. Tüübidest, nii väikse ajaga nii palju kliente vaja läbi käia, et see on utoopiline nõue, et are you kidding us, on ju. Aga tegelikult sul on kõigepealt vaja muuta mõtlemist ja saada teise ambitsiooni rütmi ennast, on ju. Uskuda, et hoopis teised asjad on võimalikud. Et, aga teid on 5 inimest meeskonnas, iga üks tunni aja jooksul suhtleb 10 inimesega. Ja te võite minna siia välja tänava peale, küsida autost inimeste käest, et nagu teil on auto, kas liisitud, olete kunagi mõelnud, et tahaks nagu midagi protsessi jooksul automatiseerida. Tüübid hoidki väga hea, lähevad välja. Tulevad tagasi 1,5 tunni pärast, kokku mingi 5, 6, 7 tiimi oli ja liisingumehed küsime, et palju teiega jõudsite rääkida? Me rääkisime 150 kliendiga. Super, te teete mega head nagu validatsiooni, te tõite hoopis ennast nagu mugavustsoonist täiega välja, et nüüd siit hakkab tulema, et mis te õppisid selle aja jooksul? Ja nüüd siit, mitte kellegile, neist ei ole vaja iseteenindust. Kuidas ma arvasin, et mingi selline püants seal on? Aga nagu super viis, te säästsite 1,5 tunniga nagu 1,5 aastat arendust, mitme inimese tööd on ju. Rääkimata rahast, mis selle peale läks läinud. Just, heal juhul 1,5 aastaga võib-olla saad valmis, on ju. Aga kui sa teistmoodi hakkad arendama, täna on nagu mõned ettevõtted, kes veebi kaudu müüvad väga edukalt autoliisingut niimoodi, et inimene ei pea üldse kuskil inimesega suhtlema ja 10, kui mitte saada autosid ainuüksi Eestis ostetakse iga kuu. Niimoodi, et tegelikult kui sa õigesti sellest probleemist ja võimalusest aru saad ja võib-olla ajastusest ka, et siis see võib nagu väga kümnesse tulla, et sisuliselt, mida nad teevad, on liisingu iseteenindus, mis on, aga kliendid ei ütle seda, kliendid ütlevad, et see on mu auto omamise, auto kasutamise lihtsustamine. Nad saavad sealt tänu mingitele asjadele, mis veel protsessis on palju lihtsamaks tehtud, saavad seda autokogemust lihtsamini. Ja ma ei räägi CityBeest või Bolt Drive'ist, on ju, aga ikka kui sa pikema perspektiivi ja tahad endale lahedat autot, nagu Anu rääkis, et mis veoautodest ise mööda sõidab, on ju, või siis mitte, on ju. Aga see ei ole liisingu esiteenindus, on ju. Ilmselt küll, jah. Et küsimine on ka ju eraldi oskus. Täiega kunst. Või siis see kaardistada ära, mis see vajadus on, mis see kliendi vajadus on. Okei, aga ma nüüd küsin jälle ühe teoreetilise küsimuse. Kumb võib vastata. Kui palju on erinevaid mudeleid selle kohta, mismoodi innovatsiooniprotsesse juhtida? Nii palju, kui on juhte. Ma saan aru, et innovatsioonile on 30+ nagu erinevat definitsiooni, et kuidas nende innovatsiooni juhtimise mudelitega siis on?
jah, mulle meeldiks nagu öelda, et ikkagi protsess on sarnane. Sest valideerida tuleb nii probleemi kui lahendust, kui probleemi pole mõtet lahendust pakkuda, kui lahendus ei ole see, mida probleemi omanik ootab, siis oled jälle rahast ajast ilma, kui oled vale turul, vale ajastus ka, eks ju, ajastuse komponent on siin läbi käinud, et neid faktoreid on seal nii palju, mis nii-öelda kokku peavad jooksma tähtede seisus. Jah, olen näinud ka täiesti nii-öelda arvamuse pealt juhtimist, mis pole minu kogemuses vähemalt veel, ma ei tea kaasuseid, mis oleks toonud tulemust, kus siis tehaksegi stiilis, et ma ise tahaksin seda, mulle meeldib, mul on hea maitse, või need hipod on ju highest paid person in the room arvamused, et tõepoolest see andmetel põhinemine või just see, kuidas Siim rääkis, samane probleemi valideerimine, 1,5 tundi küsitlevad, aga õigesti, eks, ja siis ka visualiseeritud või prototüüpimine, et sa lahenduse tood ka pildile ja näitad, et kas see on see lahendus, mida sa ostaksid, miks, või kui sa valideerid probleemi, siis just küsida tagasisidet probleemile, mitte ideele, et see on ka hästi suur viga. Nii et jah, et saab justkui nagu igate moodi ja on ju Eestis ka neid näiteid, kes lihtsalt nii-öelda öeldakse, et okei, ma tahaks nüüd sellist asja, siis arendusmeeskond teeb ja siis läheb turule ja siis turg nii-öelda ju ütleb sulle, kas on või ei ole. Ja kui on raha või see on nii-öelda hobi või see lihtsalt pakub pinget või on äge arendada aeg-ajalt uusi asju, siis why not, jälle loomulikult. Aga kui on hästi piiratud ressursside tingimustest toimetamine ja nii-öelda sellest võib-olla sõltuvad töökohad või veel midagi suuremat, siis ikkagi soovitaks tungivalt andmeid ja protsessi ja teadlikkust seal taga, et aga saab igatepidi loomulikult. Ja me NetGrupis ütleme, et me ei tee seda, mida sa küsid, vaid me teeme seda, mida sul tegelikult vaja on. Anna meile võimalus uurida välja, mida tegelikult vaja on. Me võime arvata, et see mingi arendus võiks minna ühtemoodi, aga teeme seda õigesti, teeme prototüübi ja testime enne klientidega läbi selle ja saame säästa ja tegelikult palju kiiremini ja palju rohkem sellist insight, mis on teadmuskaemust klientide käest kiiremini kätte. Mul on väga tugev nii-öelda tunne või hüpotees, ütleme, et kui riigihangetel oleks sees valideerimine, me säästaks päris korralikult avalikku ressurssi, ehk et kui me riigihankena tänastest nii-öelda tingimustest peame ära defineerima oma, ma ei tea, mis unenäo järgi, et milline peab olema mingi väga suur süsteem, väga paljusid inimesi puudutavad tarkvaraarendused, lahendused ja see tuleb ära defineerida nii täpselt, et ma saan pakkumise sellele ja siis see teostatakse, eks. Aga sellel, see on igasuguse loogika vastane, et see 2 aastat tagasi välja mõeldud paberipealne süsteem on see, mida 2 aasta pärast see kasutaja saab mugavalt kasutada ja see loob suurt väärtust, et tõepoolest, kui me saaks riigihangetesse sisse viia valideerimise perioodi, kus me teemegi nii-öelda kasutajatega kogume tagasisidet, prototüübime, kasutaja mugavusega arvestame. Ma arvan, et see oleks päris. Ja, meil oli täna just koosolekus, kus arutasime probleemi majasiseselt, et riigihanke CV-de kokkupanekuks kulutati ühel keskmiselt mingi 60 tundi intelligentse inimese tööaega, et vastata kliendi ootuste kirjeldamise CV-sid ainult, on ju, mitte üldse mingist sisulisest väärtusest ei ole veel jutt, ega rääkimata, et see aja võiks minna, selle ajaga võiks saata need ettevõtted, et mind ei huvita su CV-d, aga mine räägi kas või 10 kliendiga, tee mulle mingi esialgne prototüüp ja näita mulle seda, mis sa oled õppinud, on ju, ja siis ma otsustan selle järgi, et kas te oskate nagu kliendist aru saada ja teha midagi, mida klient tegelikult vajab, või te näitate mulle lihtsalt CV-sid, kellel on mingisugused 1000 tunnid ja miljonid eurod nagu projekti, mis justkui vastavad nagu, et me tahame ka 1000 tunde ja miljonid eurosid kulutada, järelikult andke meile inimesed, kes seda on varem teinud, on ju. Aga ma tahaks, et nad ostaks inimesi, kes
kes testivad klientidega asju, et selle järgi võiks nagu valida võitjad. Okei, no kuna see riigihangete teema praegu jutuks tuli ja ma oleks niikuinii tahtnud sinna avaliku sektori ja erasektori innovatsiooni erinevustesse ja võrdlustesse minna, et ma kasutan kohe seda juhust. Anu, sa tõid juba alguses selle innovatsiooni definitsiooni puhul välja, et mis see nagu põhimõtteline vahe on, kas viia innovatsiooni läbi avalikus sektoris või erasektoris. Aga no levinud arusaam on see, et avalikus sektoris innovatsiooni läbiviimine on väga aeganõudev, kuna protsessid seal on väga pikad. Kuivõrd üldse on võimalik avalikus sektoris innovatsiooni, siis edukat innovatsiooni läbi viia? See sõltub täpselt sellest, kuidas me seda defineerime. Ehk et avalikus sektoris, riigiasutuses protsessid ongi pikad, ongi väga mitut osapoolt puudutavad, aga me ei saa protsessi innovatsiooni teha, kui meil ei ole protsess pildil. Ja see on tegelikult ka erasektori puhul, et see ei ole ainult avalik sektor, aga kui meil ei ole protsessid defineeritud, ehk et kus mingi protsess käivitu, mis on päästikud, kes vastab, mis kanalid kaudu, mis dokumendid, mis järgneb sellise stsenaariumi korral, jah, ei, toimub see, ehk siis kui meil ei ole detailideni protsess maha joonistatud algusest lõpptulemuseni või lõppeesmärgi saavutamiseni, ma ei tea, mingi taotlus või rahastamine või mingi avalik sündmus või mis iganes see nii-öelda väljund on, kui protsessid ei ole pildile toodud, siis me ei saa protsessi innovatsiooni teha või ükskõik millist liiki innovatsiooni, neid on ju vähemalt 10. Et no nii palju on ju meil olnud neid riiklike IT-süsteemide, alustades hangetest ja siis soovist innovatsiooni teha päris palju e-riigi lahendusi, eks ole, et mis siis pärast pikka aega tuleb välja, et lähte küsimus oli vale, rahaarvestus oli vale ja nii edasi. Probleem oli vale. Jaa, ei kõik õige. Aga sellele kõigele raisati väga palju ja juhtub ka erasektoris, et selles osas ei midagi uut siin päikse all, aga jah, et kui tõepoolest see mastaap riigiasutusel on suurem, see osapooled, huvipooled, neid on nii massiivselt, eks, väga mitmel juhul, jah, et seda aega võtta, et hästi suur probleem on see, et ei ole, nii-öelda sa ei saa, tuleks justkui nagu võtta inimene väljast, on ju, palgata inimene väljast, kes kaardistab ära protsessid ja tuvastab ära kitsaskohad, et saaks parendada. Sest avalikus sektoris ei ole innovatsiooni uus toode või teenus nii-öelda erasektori vaatenurgast, vaid ongi peamiselt ju teenuse kvaliteet ja kuidas sa viid siis teenuse kodanikuni. Ja seal on hästi tugevalt selgelt oleks vaja tuua protsess pildile, kas või kolmanda osapoolega, et inimene käib stopperiga laudade juures, kaardistab, kes mida, kui palju, mitu korda sisestati samu andmeid, mitu korda e-mail käis edasi-tagasi, mitu korda inimene saadeti mitmesse kohta, saadeti, et saada vastus ja nii edasi, ehk et kui protsess on pildil, siis ma saan seda hakata muutma ja kui ma muudan ja loon sellega sotsiaalmajanduslikku väärtust, siis ma juba võin öelda, et ma olen loonud avaliku sektori innovatsiooniga väärtust. Siim? Ja ma toon ühe lihtsa näite. Kalalubade süsteem on olemas, kaunis iseteenindus enne kalale minekut, peaksid võtma loa ja maksma väikse raha ja siis saad alles järve peale minna. Aga kuidas nagu kasutajatega on arvestatud, on ju tegelikult kasutaja harjumus on ju hoopis see, et tal tekib tunne, et ta tahab, täna on hea ilm ja ta tahab täna minna. Ja siis ta ei taha enam olla arvutis või kuskilt telefonist midagi nagu otsida, ta tahab ju minna actionisse ja püüdma neid kalu. Ja kuidas tasutaja käitub, tegelikult ta siis helistab infotelefonile ja iga aasta vist tehakse kuskil üle 20 000 kõne ja siis need inimesed nagu ootavad kuskil liinil, et ma tahaks saada oma 100 kalaluba, on ju. Teil on iseteenindus ka, miks te sealt ei tee? Ma praegu ei ole internetti. Ma olen juba järve ääres, eks ju. Ja
et nüüd tegelikult see, et kasutajast lähtuv see innovatsioon oleks loogiline, et sa teed sinna näiteks kõneroboti, automatiseerid ära selle tema jaoks telefonis. Et ta tahab kasutada seda sellises kanalis, helistada kiiresti, anna mulle see luba ja robot sulle vastab, on ju. Et see on üks näide. Ja no tegelikult see on nagu näide sinna positiivse näite poole, et riik on seda bürokrati juturobotite võrgustikku arendanud välja mõnda aega ja et kasutaja jaoks sa ei peaks teadma, kust kohast sa mingit infot saad või otsima mingitest menüüdest kuskilt, vaid sa saad lihtsalt ideaalis ühe häälassistendi käest seda küsida ja tema otsib need sulle, kratib need sulle kokku. Et see selles mõttes nagu RIA ja MKM-i poolt nagu näide, et vähemalt on tehtud ära täna platvorm, mis suudab juba mitme asutuse vahel neid sõnumeid edastada. Meil oli rõõm olla selles arenduses, seal on teisi tarku inimesi veel, et kasutajast lähtuvalt tekiks see kasutaja kogemus, nii nagu tegelikult lõppkasutaja tahab. Ja ilmselt me ei suuda nagu kõiki asju lõpuni ette defineerida, aga me näeme kohti, kus kasutaja nagu näiteks kõne või tekstiga juba nii suhtleb, et ja tahab seda sellises kanalis teha, et teeme selle siis lihtsamaks talle. Mul on väga hea meel seda kuulda, sest 4 või 5 aastat tagasi ma kirjutasin sellest, kui Siim Sikkut tuli asekantslerina või ma ei tea, kas tema tuli sellega välja või seda oli juba enne seal majas nagu hakatud arendama, aga tema nagu väga tugevalt seisis selle eest. Ja ei, meil on väga häid näiteid loomulikult, et ja see ei ole ainult avaliku sektori teema, veel kord ütlen, et samamoodi erasektor, lihtsalt see mastaap on teine Eestis. Aga see krattide asi ka. Ja innotiimid ja Arki, kes iganes tegi Arki lahenduse, tervitame soojalt, see on ikka väga kasutaja mugav ja neid häid näiteid igal juhul Eesti ju on tubli ja eeskujulik olnud selles valdkonnas igal juhul, et meie oleme lihtsalt võib-olla nii ära hellitatud, et me justkui ootame oma riigilt kogu aeg parimaid lahendusi. Aga kui kasutaja ei ütle, et tal probleem on, et siis võib-olla ei pea lahendama ka. Ja, täpselt. Kui liiga terav ei ole, siis. Okei. No ma tahtsin küsida edukaid avaliku sektori innovatsiooni näiteid Eestist, aga te juba tõite välja ka, et mis siin olnud on. Mida ma veel tahtsin küsida, üha rohkem räägitakse ettevõtete arendustegevuse, innovatsiooni ja üleüldiste suundumuste paika panemisel ka keskkonna jalajäljest. Ja ütleme, enne kui koroonapandeemia lahvatas, olid tegelikult kliimamuutused ja kõik keskkonnaga seonduv nagu peaaegu teema number 1. Ma saan aru, et ka innovatsioonis me saame rääkida kestlikust innovatsioonist. Mida see täpselt tähendab? Ja mina tahaks, et kui me räägime innovatsioonist, siis me by default räägime kestlikust innovatsioonist, et me ei pea nagu eraldi rõhutama, et uut väärtust luues ma arvestan ka oma looduskeskkonnaga. Et jah, ma just kui I have a dream kategoorias mul on jah tõesti see, et ma tahaks, et kui me räägime innovatsioonist, me juba by default täna arvestame sisse selle, et me arvestame loodusega. Ja kui sa mainisid, et CO2 või see looduskeskkonna teema oli aktuaalne justkui enne Covidit, siis tegelikult 90ndate algusest saati, kui kõik palju neid kohtumisi on olnud, Kyotod ja Pariisid ja väga palju neid siin on olnud ja kui panna kõik need tippkohtumised, kus siis nii-öelda tipptasandil muret tuntakse teema vastu CO2 graafikuga vastamisi, siis graafik läheb ikka kogu aeg ülespoole. Et kahjuks nii-öelda faktilist materjali ei ole, mis näitaks, et need kohtumised ka praktilist mõju avaldaks CO2 või plastiku või suurte reostuste või kliimamuutustele. No need mahud kasvavad nii... Ja absoluutselt, ehk et tegelikult sellist nii-öelda julget ühiskondlikku kokkulepet, et jah, me nüüd ei tarbi, drastiliselt vähendame ja nii edasi, seda ei ole ja ma julgen väita, et ei tule. Aga see on hästi suur ja keeruline teema, kestlik innovatsioon on täna selgelt
uue generatsiooni jaoks väga oluline, ehk siis juba konkurentsieelis on selles, kui sa suudad oma väärtusi kommunikeerida ja neid tegudes näidata. Et sa hoolid, sa valid oma tarnijad, sa valid oma nii-öelda tooraine selle järgi, mis on kestlik või kus, mis on kasvatatud, mis vahendeid on kasutatud. Et jah, justkui nagu on teema, justkui on pop teema, aga reaalsed nii-öelda otsused, mis looks muutust, pigem me tegelikult tegeleme kosmeetikaga. Okei, no kui siin arutelu algus. Ja ma võin sellise majandusliku näite tuua sisse, mis... Ma tahtsin just selle nii. Et kui rääkida sellest majandusliku väärtuse või sotsiaalmajandusliku väärtuse loomisest, et kuidas me saame siis loodussäästes ka kasumit teenida. Ja üks lahe tiim, kellega viimase on rõõm olnud koos töötada nimega Steel Monitor, kes on ajujohi konkursil ka. Nemad lahendavad probleemi, et terase profiilid ehk siis sisuliselt nagu raudteerööpa stiilis tükid. Kui sa oled metalli tootja, siis sa saad tellida ainult 12-meetriseid nii-öelda tükke. Ja kui sul tegelikult on vaja ainult 2 meetrit, siis sa ülejäänud selle 10 paned endale kuskil lattu. Või kui sul laost ei viitsi neid otsida ülesse, siis sa viid nad ära manametalli, saad võib-olla 3 korda vähem raha, kui sa algselt ostsid, aga vähemalt sa saad mingi raha nagu tagasi. Nemad võtavad nüüd, Steel Monitor võtab need järele jäänud jupid, paneb oma süsteemi ülesse, et kui järgmisel mehel on vajagi täpselt 10 meetrist sellise kujuga jupi, et siis nende kaudu saad selle tellida palju soodsamalt kui uue 12-meetrise jupi. Ja müüja võidab sellest, et saab rohkem raha ja ostja ei pea ostma enda liigset. Ja isegi kui tal jääb lõpuks sealt võib-olla meeter üle, et siis ta saab selle 3. edasi müüa ja nii edasi. Et mõõde, et esiteks see terase tootmine tohutult suure jalajäljega, sa pead 1000 kraadi temperatuuril seda sulatama, sa teedad mingit elektrit selle jaoks, neid profiile tekitada, selle asemel, et uusi 12-meetriseid juppe toota ja vanad kuskil ja vanarauda olematu hinnaga maha müüa, sa taaskasutad neid juppe, väldid seda jalajälje tekkimist juba esimese hooga ja kõik võidavad rahas ka ja platvormi tegijale jääb ka üht-teist kätte. Et see on nagu selline ühest küljest nad lahendavad seda jalele probleemi, teisest küljest nagu irooniliselt tasub, võib olla tänulik sellele tarneraskustele, et ka üleüldse neid juppe saada kuskilt on tihti väga raske. No praegu metallidega on nagu on. Just, et võib-olla naabrimehel on samasugune laos, on ju seda Steel Monitori käest saad teada, et telli hoopis see sealt, lohista endale ära ja tee jupp valmis, mis sulle vaja on. Et võidad nii algustootmises, kogu logistikaahela kiiruses ja keerukuses, on ju. Aga et just leida üles need kohad, et kus majanduslik võit ka tuleb, on ju. See on see tõeline innovatsiooni ilu minu meelest. Ja Eestis on neid väga, väga palju, kes on keeranud juba kestlikkuse endale kasumlikuks. Ma tahtsingi selle täiesti rahulikult. Näiteid suurettevõtetest Eestis, kus juba on näha, et nad on hakanud oma ärimudelit tänu kestlikule innovatsioonile ümber pöörama ja üsnagi edukalt. No täiesti nii-öelda ärimudeli ümberpööramist. Ja küsimus. No on näha, minul tuleb päris mitu suurettevõtet, kes juba, on näha, et nagu pikas perspektiivis nad liiguvad sinna ja ka nad oma avalikus kommunikatsioonis ja tegevuses. No ma võin tuua näiteid, nad ei ole võib-olla suur ettevõtted Eesti mõistes, aga Eesti jaoks ikkagi tublid on ju tegijad Jolos, üks üritusturundusettevõte, nad tegid nüüd ühe suure ettevõtte suvepäevad ja seda kestlikkusvõtmes suurepärane case study, et kuidas on võimalik meelelahutus viia kestlikuks ja nii, et kõik naudivad. Selle Trinko pakendid siis,
Vot seda peab Jolose inimeste käest küsima, et kuidas nad täpselt tehnoloogiliselt seda lahendasid, aga nad mõõtsid jäätmeid, kõik pakendid, kõik nii-öelda oli jälgimise all, kuidas need inimesed kohale toodi üle maailma, mis transpordivahendeid kasutati ja nii edasi. Timbeko ehitussektorist samamoodi nad mõõdavad väga täpselt välja oma CO2 jalajälje iga objekti puhul, see on viidud miinimumi, materjalide valik väga täpselt ära kalibreeritud, eks, et mida ma kasutan, mida ma teen oma ehitusjäätmetega, kus ma saan veel puitu kasutada, kus ma praegu veel kasutan mingit alternatiivi, ehk see kõik on võetud täiesti juppideks, pandud tagasi kokku, saadud väga tulemuslikud numbrid ja see on väga suureks konkurentsieeliseks muutunud teatud turgudel. Ja ongi kestlikkus või nii-öelda selle jälgimine, oma tegevuse analüüsimine, sellele looduse mõju sildi külge kleepimine ja päriselt hoolimine on kõva valuuta. Täiesti, no sildi külge kleepimisel seda, mõni teeb ka rohepesu. Ei see on oma, et see pole see. See pole see jah, et ja vahel alustataksegi kõigepealt rohepesust, siis liigutakse logo roheliseks. siis liigutakse päris asja juurde. Nii, Siim. Näiteid ettevõtetest, kes on oma ärimudelit, võib-olla traditsioonilist ärimudelit pööramas kestliku innovatsiooni teed ja paistab, et päris edukalt. Mul on viimasel ajal tootmisettevõtetega suhelnud päris palju, kelle käest üha rohkem küsitakse, et mis teie jalajälg on, ala, et nad on allhankejad mõne suurema jaoks, kes on kohustatud seda raporteerima. Vastasel juhul võib nende äri lõppeda kiiresti, kui nad enam seda ei arvuta, aga see väljakutse ongi, et kuidas tekitada siis pikaajalisem plaan, et mis osas sul muutusi on vaja teha ja mis need järgmised sammud on. Et sul on see plaan ja sa hakkad seda ellu viima, siis annab sulle pank laenu paremini, ollakse valmis su käest rohkem ostma. Et me hetkel ühe NetGroupi sisese innovatsiooniprojektiga oleme lahendamas seda väljakutset, et kuidas see plaan võimalikult efektiivselt ettevõtete tekitada ja siis seda elluviimist aidata jälgida. Et siuke süsteemne lähenemine. No siin on ju mitmeid Eesti traditsioonilisi ettevõtteid, kes on öelnud ka, et nad pole laenu saanud lihtsalt sellepärast, et nad ei ole piisavalt rohelised. Ja ei, see hakkab mõjutama, non-financial reporting tuleb. Need juba mõjutavad selles suhtes. Okei, no siin võiks väga palju sel teemal veel rääkida, aga meie saateaeg on piiratud, aga ma kõigepealt küsiks seda, et kui nüüd keegi, kes meie saadet kuulab, tahaks end rohkem harida sel teemal, rohkem teada saada, et mida ta selleks teha võiks? No, kas see on makstud reklaam nüüd või? Ma kohe tuleks. Jaanuaris alustame innovatsiooni meistriklassiga siin samas EBS-is, et kindlasti soovitan soojalt. Siim räägib meil seal ja veel mitu suurt oma valdkonna tippu. Kellele see suunatud on? Ettevõtte juhtidele, osakonna ja juhtidele, spetsialistidele? Ma ütleks, et isegi kõik, keda sa mainisid, lihtsalt ühine nimetaja on just see, et see tahe luua väärtust või tahe osata teadlikult seda muutust või innovatsiooni juhtida. Ja loomulikult on väga head ka kirjandust, eesti keeles küll vähem, aga inglise keeles on häid asju, mida saab lugeda. Puhtalt selline innovatsiooni teoreetiline ABC on 10 types of innovation võin näiteks soovitada, aga kui tahta väga sellist süsteemset lähenemist toimivas ettevõttes juurutada, siis see viimane on Systemology näiteks, ka väga hea, aga hästi tehniline ja eeldab hands-on tegutsemist selle nimel. Aga tulge jaanuaris meie punti, et 8 päeva väga head sisu. Ma arvan, et avalikus pakkumises avatud koolitustena, kuna mina ise avatud koolitusi põhimõtteliselt ei tee, siis see on suht esimene programm, kus ma olen väljas avatud koolitusega ja väga ootan, et seal kõike teeme, praktiseerime ja mingis ajaraamis teadlike tegevuste tegemine kogenud inimeste abil ja kui on teisi
kes on sarnase väljakutsega, see on nagu suurepärane viis sellist kiirendust endale teha, on ju. Kui kohe niimoodi ei julge, et siis ma alati neid grupis hea meelega kuulan fantaasiaid ja aitan suunda seada ja tõenäoliselt selle suuna seadmise üks osa võib olla sinna programmi maandumine ka. Et ma alati on nagu küsimus, et mis see järgmine samm peaks siis olema, on ju. Et räägile, kes teab nagu ökosüsteemi natuke, et kelle juurde peaks järgmisena nii-öelda pitchima minema, et saada võimalikult heas mõttes laastavat konstruktiivset tagasisidet. Laastavat konstruktiivset. Jah, absoluutselt, nii on. Juppideks lahti ja juppideks tagasi kokku ja lahti. Okei, no päris hea mitu soovitust siin. Sellega on me sisuline arutelu selleks korraks läbi, aga kuna nii EBS kui ka sama podcast on kantud sellisest elukestva õppeideest, siis meil on alati siin lõpus olnud traditsiooniline lõpuosa, kus saatekülalised saavad häid soovitusi jagada ja vastata iga kord samadele küsimustele. Teie ka ei pääse nendest küsimustest. Esimene neist on, mis on see juhtimisraamat, mida soovitaksid lugeda kõikidel, keda paeluvad juhtimisküsimused ja või väljakutsed? Kui innovatsiooni juhtimisele keskenduda või sellist, mulle meeldivad nagu praktilised raamatud ja üks praktilisemaid on minu meelest raamat nimega Sprint. See on eesti ja inglise keeles, see on sellest, kuidas Google'i inimesed uusi teenuseid turule toovad. See on hästi defineeritud ära formaat, kuidas nädala jooksul saada teada väga süsteemselt, kas su idee on elujõuline ja kuidas sa sellega edasi peaksid minema, et kuidas oma sellist innovatsiooni sprinti läbi viia. Põhimõtteliselt nii-öelda iga üle keskmise võimekas inimene suudab see sprindi raamatu järgi ka ilusti ära teha, aga kui sul on võimalus osaleda kuskil kellegi, kes on varem teinud, siis hea on saada see kogemus kuskilt kätte ka, aga igal juhul seal on palju nagu praktilisi näpunäiteid sellest, kuidas seda kõike õigesti teha. Vau, nädalaga juba nagu saada idee testitud. Ja kusjuures Rohetiigrite Akadeemias seda sprindi mudelit sealt samast raamatust ka kasutatakse, nii et no väga hea. Eesti turul väga aktuaalne. Teatud ringkondades on juba see. just. Nii, aga Anu, sinu raamatu soovitus? Ma isegi siis võib-olla nii-öelda teeks väikse komplimendile selle sprindile ja paneks selle Systemology sinna kõrvale, et need mõlemad ikkagi hardcore selline protsessipõhised käsitlused, väga praktilised, lõuenditeni välja ja bullet pointideni välja, et kindlasti, kes tahab süsteemselt andmetöötlusse hüpoteeside valideerimisse siseneda, siis need 2 raamatut igal juhul võiks, mõlemad on sinised ka, nii et väga ilusad. Tundub nagu nad võiks tõesti teineteist väga hästi täiendada. Ja. Teine küsimus, mis on see üks soovitus, mida sa alati juhtimise kohta annaksid? Ja Anu, jätkame sinuga. Ma nüüd kasutan teise inimese sõnu. Tema nimi on Raimo Ülavere. Copy with pride on üks levinud ütles turunduses. Et ma päris tihti kasutan tema ühte konkreetset lauset. Et vastutus tekib ainult siis, kui on valik. Ehk et vastutus tekib ainult siis, kui on olemas valik. Ja sellele ma kirjutan väga alla. Ehk et kui nii-öelda executivale või täidesaatvale tiimile antakse ülesanne defineerituna, nad ei saa otsustada selle üle, mida või kuidas, siis vastutab ikkagi see, kes otsustas, kuidas asju tehakse ja mida tehakse. Meeldib selle valiku juurde Ülo Vooglaiu definitsioon, et sul on vähemalt 2 varianti ja võimalus variante juurde lisada. Et siis sul on päriselt valik, kui sa võid panna sinna 3. ja 4. ka, et siis on sul võimalus see vastutus endale võtta. Kui sul on päriselt olemas valik. Okei, väga põnev arutelu valiku teemal. Nii, Siim, mis on sinu üks soovitus, mis sa alati juhtimise kohta annaksid? Ingliskeelne tsitaat Stephen Covilt on see seek first to be understood. Seek first to understand, then to be understood. Püüa esimesena mõista ja siis jõuda sinna, et teised sind mõistavad. Et see alati aitab.
no see on see, mida õpetamisel ka öeldakse, et selleks, et mingit asja edasi anda, sa pead enne ise sellest aru saama, et ja parim viis õppimiseks on hakata teistele õpetama. No seda ka öeldakse. Ja kuni selleni aga see sunnib selgeks tegema asjad. Ja kuni selleni välja, et õpetavad need, kes ise ei tee. Aga no okei, selle üle võib diskuteerida. Nii, aga viimane ja 3. küsimus on siin sissevaatav, kus te saate nüüd anda ise endale hinnangu, et mis on see oskus, mis sa tunned, et pead enda juures veel arendama. Võib-olla juhtimisoskus, võib-olla mingi muu oskus. Ja Siim, jätkame sinuga. Ta on lihtsalt nii täiuslik. Ei, mul on 2 sa ei suuda valida. No ma võin öelda ka 2, on ju. Võid öelda 2 loomulikult ja siis sa võid pakkuda ka veel 3. ja 4. nagu sul on võimalus pakkuda veel. Üks väljakutse on see, et nii palju häid ideid ja võimalusi käib kogu aeg läbi, et ei jõua neid kõiki ära teha, on ju. Ja siis tahaks õudselt aidata neid kõiki inimesi kuidagi sammu võrra edasi, et ja tahaks hästi põhjalikult neid aidata, on ju. Et tuleb, tekib palju mõtteid, et kuidas võiks abiks olla, aga mõnikord tuleb lihtsalt ühega piirduda, et see üks samm saaks hästi tehtud, on ju. Ja siis teine väljakutse võib-olla näidisena on see, et tegelikult on õudselt palju häid inimesi, kellele ei võiks helistada, aga vahest tundub, et see on nagu ebamugavustsoon neile seda kõnet teha, et ei taha tülitada, on ju. Seda julgust soovin endale ka viimase aja rohkem. Nagu nõu küsida või mõtteid peegeldada või? Just selles mõttes jah, et läbi aja on palju tarku enda ümber kogunenud, on ju, et neid võiks heas mõttes käiku lasta rohkem, aga see on vaata need 2 on omavahel seotud, et just kui ma ei taha teistele nagu olla lisa nüüd ideede tooja, on ju, et kindlasti on neil ka raske, on ju, paljude lahedate asjade toime tegemisega. Aga mis vahest aitab selle vastu ongi siis kohe hetkes selle asja ära tegemine, et siis okei, sul on probleem, no kuidas me saame selle kohe ära lahendada enne kui mitte, et ma õhtul teen või homme või nii, on ju, et võtame kohe 5 mintsa ja teeme ära. Okei, väga hea, sa juba pakkusid lahendusega välja. Nii, Anu, sinu üks arengukoht. Ma võid muidugi rohkem välja tuua. Saade saab ju kohe läbi, ma ei saa kõiki ette laduda. No aega meil on. No, jah, ma ei tea, julgen öelda, okei. Keegi ei näe, aga kuulevad. Selle probleemi sõnastamise nagu ilus on see, et niipea kui sa suudad sõnadesse panna, sa hakkad kohe lahendusi nägema. Täpselt. No võib-olla kannatlikkus ei ole olnud minu selline hiilgava külg läbi aegade. Et pigem ma selline tahan kohe käed külge panna ja ära teha ja tahan teada, et kas on või ei ole ja otsida ja kärsitu olen töödega. Kärsitus võib-olla jah, niimoodi teise sõnaga. Ja loomulikult see oskus öelda ei ka. No jah, ma olen seda nüüd kõvasti treeninud ja olen sellest palju paremaks saanud, päriselt, teadlikult seda teinud, väga nii-öelda oluliselt hakanud valima, kuhu minu aeg läheb ja soovitan kõigile soojad, et see on hästi hea. Et oskus öelda ei, jah. Ma arvan, et see on väga ilus soov, millega see saade ja see arutelu lõpetada. Selline oligi meie seekordne podcast. Aitäh, Anu! Aitäh, Siim! Aitäh! Tänud! Aitäh ka kuulajatele ja järgmise korrani!